tänane lugu ja tuleb see tõusva päikese maalt Nipponist ehk siis Jaapanist. Ja nimelt üks Jaapani mees oli väga segaduses, kui tema külmkapist kadus pidevalt toit. Ja eks siis tehnoloogia maale kohaselt pani jaapanlane enda kööki videokaamera ning avastas siis natukese aja pärast, et tema korteris elab võõras naine. 57-aastane üksi elav mees helistas politseisse siis niipea kui nägi oma videokaamera lindil külmkapi juures askeldavat naist. Politsei otsis korteri läbi ja leidis riidekapist 58-aastase naise, kes oli mitu kuud elanud nii pisikeses kapis, et mahtus sinna vaevalt sisse. Naisterahvas ütles politseile, et tal polnud kusagil elada, ütles politsei pressiesindaja, oli selles kohas vahepausidega umbes aasta jagu siis elanud. Selgusetu on aga see, kuidas ta korterisse ilma märkamata sisse sai. Ning politsei kahtlustab, et naine oli teisteski majades niimoodi elanud. Tal ei olnud korterisse vaja sisse saada, kes ta elas kapis. No loomulikult, tegu on siis Jaapani kaplasega. Sukene uus liik inimkonna arengutrepil. Nüüd ma võin küll öelda, mina ei usu seda uudist. No kuidas sa ei usu, kui ajaleht kirjutab? Et vaata, kui Jaapanis on nii palju inimesi, kui väga on seal kui kitsastes oludes nad elavad ja see inimesel elab 58-aastane naine kusjuures 57-aastasel mehel. Nii et eakaaslane elab sul kapis mitu kuud nii, et sa ei saa aru. Kas ei või olla siin Oleks ma saan aru, et sul on suur maja, kus on palju kappe, aga see on neil on nii väiksed korterid. Nad elavad isegi praktiliselt kapis ainult, eks, kus on siis riidest seinad. No, ja seal on sul elab naine. Peale selle ta võttis süüa, ta pidi ka vetsus käima. Jaa, aga unustame siinkohal ära selle, et Jaapanis on ju kõrgtehnoloogilised tualetid. Muidu meil saaks siin kohe aru, sest et vetsupaber kaoks väga kiiresti ära. Tuled hommikul, paned uue rolli, õhtul on juba otsas. Aga Jaapanis ju pott pühib ise kõik puhtaks. Et sellepärast ei saanud seal kohe aru, aga ma arvan, et äkki on siin tegu sükse vangistamisjuhtumiga, et see 57-aastane mees pani oma naise ise kappi, siis lihtsalt elamata, vihkas seda. Ei, no selles mõttes, et politsei ju kahtlustab, et naine on teisteski majades niimoodi elanud. No eks see naine on siis ennem olnud teiste meeste naine, samamoodi, harjunud. Ja ta elas mitu kuud kapis, kuhu ta ise vaevalt veel sisse mahtus. No see näitabki, et äkki on tegu siis ikka vägivaldse juhtumisega. Mina arvan, et siin on tegelikult väga õpetlik moment see kõigile meie inimestele, kes ostavad neile suuri korterelamuid ja maju. Vaadake Jaapanas, võtke eeskuju. Kui vähe on inimesele vaja, et olla õnnelik? Väikene kapinurk, aga ja natukene süüa. Kas oli siis kahju nendest tuunikala konservidest, kuivanud juustust ja kõigest sellest muust, mis naine ära sõi, mille oleks see lohakas mees nagunii ise ära visanud? Mina ootan juba ka YouTube'i videot, seepärast, et nagu me saame aru, siis mees pani kaamerad üles ja filmis seda. Nende esimest kohtumist. Mis sa teed siin? Kes sa oled? Ma elan siin. Mis mõttes sa elad? Mina elan siin. Ma elan siin kapis. No. Aga kas ta ei käinud siis kunagi väljas, huvitav? No seda minagi. Tal ei olnud politsei ei tea, kuidas tal ei olnud korteri võtit, ta lihtsalt elas seal kapis, mees hommikul tööle, võib-olla siis vaatas nagu telekat või midagi. Ei, aga kui mõnus oli ju tegelikult, siis lihtsalt hengasid päev otsa kodus, käisid siis vannis, tegid veearvet, vaatasid televiisorit ja kui kuulsid trepikohast kobinat, siis ronisid aga kappi. Haarasid veel tüki kanakoiba külmkapist kaasa ja mõnulesid. Soovitan igaks juhuks kõikidel inimestel enne kui tööle läheb, vaadaki oma sellised kohad ka läbi, kus ta eriti tihedalt ei käi oma kodus. Mis on sul sükene koht? Mul on üks sükene trepialune kunku, on täiesti olemas, kus minu vend küll ütles, et see on selline Harry Potteri kamber kõikidele teadmiseks, kes elas ka siis alguses trepi all. Okay. Pole ka ammu sinna vaadanud. Mul on ka Mis oleks hullem, kas 58-aastane Jaapani naine avastada sealt trepi alt või siis Harry Potter sealt avastada? Mõlemad on väga head lahendused. Harry Potteris saaks sõbraks, siis ta võluks sulle asju ja ma arvan, et 58-aastane Jaapani naine oleks väga hea selline koduabiline. Jah, Harry Potter, mis hea sõber ta ikka oleks, varsti oleks Voldemort platsis ja siis ei saaks lapsed magada. Voldemort ei tohi öelda Rahvusringhäälingu eetris. Sellisel juhul ütlen see, kelle nime ei tohi Rahvusringhäälingu eetris nimetada. Vot sellised ma tahtsin, mul on ka kodus, mul on 2 kohta, kus ma Kas sul on kodus see, kelle nime ei tohi Rahvusringhäälingu eetris nimetada? Ma ei tea, sest ma ei ole sealt käinud, on 2 kohta, üks on saun ja teine on dušinurk. Eks seal võib olla keegi peidus. Jep. Kui seal keegi on, siis tema nime igal juhul Rahvusringhäälingu eetris nimetada ei tohi.